No räägi nüüd, Heti, mina vaatasin, see lugu oli teil päris romantiline kohe. Ma mõtlesin, et kas teil kõik see story lõppes nii, et te ratsutasite sinna päikseloojangusse. No pigem oli tegu armsa ja koomilise looga, kus 2 täiskasvanud tütarlast istuvad 2 väikese hobuse selles, mis on tegelikult siiski mõeldud lastele. Aga see selleks, kihvt oli. Okei, aga kui nüüd rääkida Kristiinest, kuidas ta võttepäeval hakkama sai? Ma ei tea, kas ta oli pikalt kodus varem ette valmistunud või mitte, igatahes kohale saabudest oli külm nagu vana rahu ise ning küsis väga adekvaatseid küsimusi ja ma arvan, et hobuste lugu oli teatud mõttes talle ka eelis, kuna tuli välja, et ta varem ka ratsutamisega tegelenud. Nii, et kui ta hobuse selg istus, siis oli näha, et on seal juba ennem ka istunud. Jah, jalahaare oli poni ümber tugev ning turvaline. Aga kuidas sul läks? Minu läks väga hästi, mina ja hobused saame omavahel sõbralikult läbi, jah. Nii et kõik hobused võite rahul olla, Heti on teie sõber. Aga ma tahtsin küsida seda, et kuidas sinna seda teie võttepäeva, teil oli küll üks lugu, aga kuidas sa seda näiteks võib-olla räägiksid kunagi oma lastele? Ma arvan, et kui kunagi tulevikus tuleb juttu ponidest, siis ma mainiksin ära, muide, teie emme istus elus esimest korda poni seljas ühe tüdrukuga koos nimega Kristiine, kes pürgis Teler TV kaassaatejuhiks. Jumal teab, võib-olla ta tulevikus ongi saatejuht. Jah, nii et kõik noored emad, kui te tahate oma lapsele õhtu enne magama minekut jutustada ühte head lugu, siis käige ära ratsutamas ja see lugu on olemas. Head televaatajad, meie järgmised 2 kandidaati on teie ees juba nädala aja pärast. Kõigi 10 finalistiga saate aga tutvust teha meelelahutusportaalis weekend.ee. Kõikide kandidaatide lood, mis meil on eetris käinud, pannakse samuti üles meie kodulehele teler.tv. Nii et käige külastage meie kodulehte, uurige lugusid ja andke ka meile teada, kes võiks meie tiimiga kõige paremini sobida ja seda aadressile teler@teler.tv. Just nimelt, aidake meil välja valida, milline nägu sobib teleekraanile kõige paremini, kuna on ju võitja see, kellest saab telemaastiku uus kuum nägu. Just nimelt. Samuti andke ka meile teada inimestest, kelle mõtted ja teod meid kõiki võiksid huvitada. Me tuleme Teler TV tiimiga külla ja teeme neist huvitava loo. Seekord siis selline saade. Kohtume teiega juba nädala aja pärast Teler TV-s. Ciao! Ciao!